Eelis tuleb. Tere hommikust kõigile. Ja näete, arvuti tundis mind ära, tegi lahti ennast, kuigi ajasin habeme ära, ikka tunneb ära mind. Väga osav. Oleme Jumala tahtest rääkimas ja kui sa mõtled nüüd möödunud nädalale, mis sa arvad, et kas sa käisid Jumala tahtes? Eelmine pühapäev juba oli teema ja kas mõtle korraks selle üle, kas see olid enam-vähem 100% või 80% või mis sinu hinnang on? Sest tihtipeale on see, et muidugi Jumal hindab lõpuks, et ei ole vaja ise endale hinnet panna ja see hinne niikuinii ei kehti. Et Jumal tegelikult hindab seda, aga ikkagi see enda tunne, et kas ma olen õige Jumala ees ja kas ma käisin tema tahtes või ei käinud, see tunne tegelikult loeb hästi palju. Sest see tunne annab sulle julguse Jumala ette minna ja paluda asju ja vastasel juhul siis vaenlane süüdistab sinu sees, et aga sa ei teinud, mis Jumal ütles sulle, mida sa tahad saada. Et kui laps ei ole teinud seda, mis tema käest on oodatud, siis ta ei präänikut ega kommi ega kõike midagi head ta ei saa. Et see ei ole niimoodi, et Jumal on nagu kõrgem ja tema hinnangud on palju kõrgemad, nagu Piibel ütleb, et Jumal on kõrgem ja tema mõtted on kõrgemad nii palju kui taevas on maast meie omadest, aga ikkagi see meie hinnang tegelikult loeb hästi palju, et see annab sulle sellise julguse, enesekindluse ees Jumala ees seista, armus muidugi. Aga kui sul seda ei ole, siis sa pead sellega tegutsema ja töötama, sest ma tean, ma ise samamoodi olen olnud ebakindel selles mõttes, et seda süüdistus on nii palju ja ma ei saa Jumala ette minna. Ja? Et ma pigem nagu tõmban eemale ja et seda on jube raske saada, et Jumal, nüüd ma olen teinud, mis ma olen saanud, siis Piibel õpetab, et siis tuleb öelda, et ma kõlbmatu sulane. aga see tunne on hea, et sa võid niimoodi oma Jumala, oma taevas isa ees seista. Aga okei, et siin minu teemaks anti, et kuidas püsida Jumala tahtes. Ikka see Matteuse 6:10, meie isa palve, sinu tahtmine sündigu nii taevas kui ka maal. Ja seda saab vaadata nagu inimese vaatevinklist, et see mina ja kuidas minule see Jumala tahe, kuidas mina selle sees olen ja mis see mulle tähendab. Aga seda saab ka vaadata nagu laiemas vaatevinklis, et see, et mida ma saan nagu teiste jaoks teha. Nagu kunagi, kui ma õieti mäletan, siis president Roosevelt, Ameerika president, ütles inimestele ühes kõnes, et ära seda mõtle, mida see riik sinu jaoks saab teha. Mõtle sellele, mida sina riigile saad anda. Ja et selline laiem nagu vaade on hästi oluline, sest et praegusel ajal ikkagi levib hästi selline nagu enda keskne selline suhtumine igasse asjasse. Vot mina tahan areneda, see, mis mulle on kasulik, see on kasulik ja see on kõik õige. Inimesed laste saamine ei ole populaarne ja isegi koos elu, ega ma olen üksi, ma ei pea kellegagi arvestama, ma saan kõike teha, mis iseenesest, mis ma tahan. Ega see iseenesest ju halb ei ole. Paulus ütles ka, et ma tahaks tegelikult, et oleksite üksikud inimesed, siis te saate 100% Jumalat teenida, aga muidu peate muu asja peale ka veel mõtlema. Aga tänapäeval on see keskendunud nagu mina keskseks, mina, mulle, mis mulle kõik tähtis on, see on nii tähtis. Eks ta ongi selles mõttes, ega ta täitsa vale ka ei ole. Nagu ma algus ütlesin, et see enda tunne peab olema hea. Ja kui mina tunnen, et mul ei ole seda motivatsiooni, siis ma nagu ei tegutse ka. Et ma tahakski rääkida täna nagu kahest asjast, kuidas Jumal tahtes käia. Üks on see motivatsioon, et kas mul on motivatsiooni. Ja teine on see, mille juurde pärast tuleme. Et motivatsiooni kohta on see huvitav, te olete kuulnud kindlasti sellest Maslowi püramiidist, et kõigepealt peab olema sul need elutähtsad vajadused rahuldatud, siis sa saad alles järgmiste asjade peale mõelda. Ja esimesed asjad on see on isegi 5, et füsioloogilised vajadused, see peab olema toit, uni, puhkus, hingamine, kehatemperatuur peab olema korras. Kui sa kogu aeg külmetad, siis sa ei saa mingi muu asjaga tegeleda. Teiseks tuleb turvalisuse vajadus, et see on füüsiline turvalisus, et keegi sind ei aja taga ega ei taha maha lasta, nagu Ukraina sõdurid praegu ja Vene sõdurid seal nagu tunnevad.
ja tervis ja kõik see, siis on armastuse kuulumise vajadus. Nüüd läheme juba siis edasi, see on juba kolmas tase juba ja partnerlussuhted ja kuulumine gruppi, töö, hobid ja kogukond ja armastus ja aktsepteeritus. Ja neljas tuleb tunnustamisvajadus, enesehinnang ja enesekindlus ja staatuse saavutamine ja viies on eneseteostuse vajadus. Et ma tahan, et ma saaks midagi luua, et mulle endal oleks isiklik areng ja et minu võimed saaks maksimaalselt rakendatud ja siis ka eesmärkide saavutamine. Et ma olen midagi saavutanud, ma olen midagi ära teinud see, aga seda ei saa enne tulla, kui sul kõht tühi on. Ja see on huvitav seda mõelda ja kui me mõtleme selle motivatsiooni peale, siis samamoodi, kuidas see evangeeliumit kuulutatakse, hästi palju Jumal teebki imet mõnikord, teeb inimesi terveks ja see ongi et need baasvajadused saavad nagu rahuldatud ja siis inimene saab järgmist asja mõelda. Aga samas mõtled selle Pauluse peale, kui tema pöördus, oli Saulus ja seal Damaskuse teel Jeesus kohtas teda, lõi ta hobuse seljast maha, välk, pauk ja nii edasi. Ja siis ta jäi pimedaks ja siis ta oli 3 päeva seal Damaskuses pime, ei söönud, ei joonud midagi, enne kui siis Ananias tuli tema juurde ja palvetas issanda sõnumiga ja nii edasi. Temal ei olnud sugugi need esimesed vajamised rahuldatud. Need ei olnud absoluutselt vajamised, sest ta ise ju, Paulus on kirjutanud ka, kuidas mitu korda on ta laev põhja läinud ja mitmeid päevi on ta meres ulpinud surmasuus, mitu korda on teda kividega surnuks visatud ja peksa saanud hirmsal kombel. Ei saa öelda, et tal need baasvajadused ja turvalisus ja kõik see oleks tal nagu täidetud, ei olnud. Ja ta ikkagi teenis issandat. Et see on huvitav. Ja see Maslov ise hiljem lisas juurde ka selle 6. taseme, et soov panustada millessegi endast suuremasse, näiteks altruism ja vaimsus. Ja me võime öelda ka, et usk. Võib-olla ta siis kunagi luges seda piiblit ka ikkagi, sest inimene on tehtud käima koos Jumalaga, usus käima koos Jumalaga, et kui see ikkagi puudub, siis su elu võib olla, me ise laulsime ka, see maailmas võib kõik tore ja kõik vahva olla, aga kui ma tunnen, et ma olen nagu väärtusetu, mul ei ole midagi vaja, mul ei ole nagu mõtet midagi, ega siis see asi nagu ikkagi ei tööta. Ma olen kõik saavutanud oma eesmärgid võib-olla, aga kui ma näen, et sellel pole nagu mõtet nagu eriti, et siis on raske. Et see Maslov tuli ka selle juurde, et tegelikult on inimesel usku vaja ja et inimene tegelikult on loodud käima koos Jumalaga ja kui see Jumal tema südames puudub, siis nagu me väidame, et ikkagi siis, ma väidan seda, et siis ikkagi seda täielikku nagu rahulolu tunnet või sellist kindluse tunnet ei ole, et ma olen nagu õige koha peal, ma teen seda, milleks ma olen loodud, mis mulle see aeg ja kõik need võimalused antud, ma viin selle ellu ja ma teen seda. Et see on huvitav. Ja siis juhtub see, mis tegelikult tuleme selle Jumala tahte juurde, et mida see Jumal siis tegelikult nagu meilt nagu ootab, et Jumal tegelikult on hea ja ta armastab inimest, siis sind ja mind, ja ta tahab, et meil läheks hästi. Ja kui me loeme seda Moosese raamatu, 5. Moosese raamatu 28. peatükki, kus räägib kõigest nendest õnnistustest, Jumala õnnistustest, ja me võime selleks korraks vaadata seda. Aga see sinna juurde kuulub ja kui sa siis tõesti kuulad issanda oma Jumala häält ja pead hoolsasti kõike tema käske, mis ma täna sulle annan, siis tõstab sind issand su Jumal kõrgemaks kõigist rahvast maa peal. Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda issanda oma Jumala häält. Õnnistatud oled sa linnas ja õnnistatud oled sa väljal. Õnnistatud on su ihuvili, su maapinnasaak, su karja juurdekas, su veiste vasikad ning su lammaste ja kitsede talled. Õnnistatud on su korv ja su leivaküna. Õnnistatud oled sa tulles, õnnistatud oled sa minnes. Issand paneb sinu vaenlased, kes kipuvad sulle kallale su ette kaotust kandma. Ühte teed nad lähevad su vastu, aga 7 teed nad põgenevad su eest. Ja issand käsib seda õnnistust olla sinuga, su aitades ja kõiges, mille külge sa oma käe paned. Ja ta õnnistab sind maal, mille issand su Jumal sulle on andnud. Ja issand ülendab sind enesele pühitsetud rahvaks, nagu ta sulle on vandega tõotanud, kui sa pead issanda oma Jumala käske ja käid tema teedel.
ja kõik maailma rahvad näevad, et sinule on pandud issanda nimi ja nad kardavad sind. Ja issand annab sulle külluses head su ihuvilja, karjakasvu, maapinna saagi poolest maal, mille issand su jumal vandega su vanematel tõotunud anda. Ja issand avab sulle oma rikkaliku varaaida, taeva, andes su maale vihma õigel ajal, õnnistades kõiki su kätetööd ja sina võid laenu anda paljudele rahvastele, aga sa ei pea ise laenama. Ja issand paneb sind peaks ja mitte sabaks ja lähed ülesse, aga mitte allapoole, kui sa kuulad issanda oma jumala käske, mida ma täna sind käsin pidada. Ja kui sa ei kaldu kõrvale kõigist nendest sõnadest, mis ma täna olen teile andnud, ei paremale ega vasakule ega käi teiste jumalate järele neid teenides. Ja siis tuleb see negatiivne osa, et aga kui sa ei kuula, aga jääme selle esimese poole juurde, selle positiivse poole peale. Et see on see, et mida Jumal nagu, mis see Jumala nagu mõte ja plaan meiega on. Et ta ei taha kedagi kiusata, et mina mäletan samamoodi, kui ma olin nagu siis noorem ja siis oma elu Jumalale andmist ikkagi mõtled, et Jumal, mida see Jumal minu käest tahab saada, et saadab võib-olla inimsööjate juurde jutlustajaks või midagi taolist, et Jumal on nagu selline kiuslik arst, et uurib, et mis sinu see lemmiktoit on. Seda kindlasti süüa ei tohi. Et keelata kõik head asjad ära, sest see maailm loob nagu sellise pildi, et maailmas on nii palju toredat ja lõbusat ja head ja kui sa Jumalale juurde läheb, siis tõmbab kõigile kriipsud peale ja siis on kõigest sellest toredast ilma. Aga mis sa vastu saad? Ei tea, oled püha. No jah, palju see maksab. Aga see on see, et see on see pilt maailmas tuleb ja ma mäletan ja ma ise ju olin täpselt selle mõttega, ma ei mõelnud võib-olla niimoodi, aga ma mõtlesin ka, et kas tasub anda elu Jumalale. Et siis ma allutan kõik ennast Jumalale ja mida sealt tuleb nagu. Aga ma ei arvestanud selle, sa ei tunne seda Jumalat, kes armastab sind ja kes tahab, täpselt nagu see Moosese 5. Moose 28, ta tahab, et sul läheks kõik hästi, et see oleks nagu, kõik oleks nagu väga hästi. Ja ta tahab sind õnnistada. Selline on Jumala nagu olemus. Et see on sellises mõttes, et me oleme siin rääkinud ka, et kui juhtub midagi elus, siis mõtled, et kas see oli siis nüüd Jumala tahe? Mul varastati midagi ära, peteti midagi välja. Kas see oli nagu mingid sulid said kuidagi minu asja enda kätte ja varastasid mult raha või midagi imelikult? Kus see on siis Jumala tahe? Aga sa ei tea seda tegelikult. See on nagu, sa ära hinda seda, sest sina ei ole praegu objektiivi hindama. Eti Meelis õpetas mulle seda, et see Jumala hea tahe on see, kui sa pärast oled taevas, kui sa oled elu lõpetanud, sa pilvepiiri pealt vaatad alla ja siis vaatad kogu oma elu ja see, mis nagu Jumalaga sul koos käidud on, ise oled teinud vigu, muidugi selle pärast kannatada saad, aga sa kogu sa teinud ja siis ütled Jumalale, see oli kõige parem, mis mulle sai juhtuda. Vot see on see hinnang, on see hea, ei ole mitte see, mida sa täna mõtled, aga siis, kui sa oled juba igavikus ja vaatad oma elu peale ja siis sa ütled, et see oli väga hea, kui sa käid koos Jumalaga. Selline on õige hinnang. Sest me ju seda lugu uuesti rääkides, et seal Hiinas oli see talupoeg, kellel oli poiss ja hobune ja siis poiss hakkas seda põldu kündma ja hobune pani metsa jooksu. Ja siis naabrimees ütles, oi kui paha, hobune läks jooksu, tema hindas. Aga talumees ütles, et mine tea. Ja siis vähe aja pärast tuli see hobune sealt 10 metsahobust oli kaasas. Ja naabrimees ütles, et oi kui hea, sul ikka vedas teid. Tänapäeval öeldakse, sul ikka vedas teid sa. Küll nüüd ühe hobuse asemel oli 10 pluss 1, siis 11 hobust. No nii, aga peremees ütles, et ei tea, seda eks me näe. Ja siis see poeg hakkas neid hobuseid nagu ratsastama või neid taltsaks tegema. Kukus hobus sellest maha, murdis jalaluu ära. Ja siis naabrimees ütles, oi, nii paha, sul ikkagi ei vedanud. Ja peremees ütles, et mine tea, eks me näe. Ja siis hakkas sõda ja tuldi nekruteid võtma. Kõik need külapoisid võeti sõtta, aga see poiss jäi koju, sest tal oli jalaluu katki. Aga see paranes ära, naaber ütles, et kus sul ikka vedas. Aga niimoodi läheb see lugu kogu aeg edasi, eks ole, et meie elus on palju neid asju, mille kohta meie esimene ütles, et see on hea, see on halb. Liiga vara hinnata, liiga vara. Ja sa pead mõtlema seda nagu kaugemas, pikemas perspektiivis. Muidugi see praegune hetk, mul on kõige tähtsam, et mul on praegu tore ja mõnus olla, see on hea muidugi.
aga sa õpi seda koos Jumalaga vaatama pikemas perspektiivis. Ja mina olen näinud küll, et paljud asjad, mis on mul läinud alguses tuksi ja mõtlesin, et see kindlasti ei kõlba kuskile, et selle kindlasti katsun sellest lahti saada ja pärast vaatan, et ei, see oli nagu päris hea. Et tegelikult see oli hästi ja see tuli mulle kasuks pikemas perspektiivis. Nii et me ei ole õiged nagu hindama seda. Aga kui vaatame piiblisse, et mida siis Jumal tegelikult tahab ja loeme mõned kirjakohad, sest Matteuse 12:50 seal Jeesus ütleb niimoodi, et sest kes iganes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas, see on mu vend ja õde. Aga Matteuse 7:21 ütleb Jeesus niimoodi, et mitte igaüks, kes mulle ütleb issand, ei saa taevariiki, vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Ja Rooma 12:2, ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane täieline tahtmine. Et see ei ole nagu nii selge, et sa võiksid uurida seda, et mis see Jumala tahe siis tegelikult on. Üldimas plaanis, aga sinu jaoks samamoodi. Ja veel nagu praktilisi asju siin, 1. Thessalonika 4. peatükk, salm 3-6. Paulus kirjutab seal, et sest see on Jumala tahtmine, teie pühitsus, et te hoiduksite hooruse eest, et igaüks teie seast teaks hoida oma astjad pühaduses ja aus, mitte himude kiimas nagu paganad, kes ei tunne Jumalat ja ükski teist ei teeks ülekohut ega petaks oma venda asja ajamises, sest issand on kättemaksja kõigi niisuguste asjade eest, nõnda nagu me olemegi teile enne ütelnud ning tunnistanud. Siis 1. Thessalonika 5:18, olge tänulikud kõige eest, sest see on Jumala tahtmine teie suhtes Kristuses Jeesuses. Tänulik kõikide asjade eest või kõikide asjade sees. Siis Peetrus kirjutab sellest, et Jumala tahtmine on ka see, et head tehes, et kannataksime. Seda on raske lugeda ja raske aru saada, aga 1. Peetruse 2:15 kirjutab niimoodi, et sest nõnda on Jumala tahtmine, et teie tehes head tõkestaksite mõistmatute inimeste rumalust kui vabad ja mitte kui need, kellele vabadus on kurjuse katteks, vaid Jumala sulased. No see käib sellega ilmselt kokku, et võida sina kuri ära heaga, ära hakka kurjaga tasuma niimoodi, sest asjast nagu välja ei tule. Ja nüüd minu jaoks hästi oluline koht vanast testamendist Jesaja 1, 17:20, ma loen seda nagu pikemalt siin natukene, seal Jumal siis räägib oma rahvaga ja siis Jesaja 1, 17:20, peske endid, puhastage endid, saatke oma tegude kurjus mu silmade eest, lakake paha tegemast, õppige tegema head, nõudke õigust, laitke rõhujalt, tehke vaesele lapsele õigust ja lahendage lesknaise kohtuasju. Tulge nüüd ja seletage, mis see keskis, ütleb Jehova. Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks. Ja kuigi need on purpurpunased, saavad need villasarnaseks. Ja kui te tahate ja kuulete, siis te saate süüa maa parimat. Aga kui te tõrgute ja panete vastu, siis sööb teid mõõk. Jah, Jehova suu on kõnelnud. Ja just see eelviimane seal, kui te tahate ja kuulate, siis te saate süüa maa parimat. Et see on tõotus tegelikult. Ja kui sa käid Jumala, kui sa kuulad, mis ta räägib sulle, siis, ja kui sa tahad, seal on see ka, eks ole, et kui sa tahad, ja see on hästi oluline see, et Jumal näeb seda sinu soovi ja tahet, sest iga kord asjad kõik ei õnnestu, aga see tahe võib olla väga hea ja mõnikord loeb see tahe isegi rohkem, kui selle kohta me ütleme, et õnnis on see, kellel on mõttes pühad teekonnad, isegi ühtegi head asja ei jõua teha ära, aga mõttes on ta õnnis vähemalt. Et see tahe, see on nii oluline, kui te tahate ja kui te kuulate Jumalat, siis te sööte maa parimat. Jumal hoolitseb selle eest. Et need on nagu sellised tõotused, mis nagu peaksid nagu inimest nagu motiveerima. Jumalat uurima, kuulama, mis see Jumala tahe on ja motiveerima käima temas, sest nende taga on nii palju tõotusi. Ja kas see motivatsioon alati piisab, seda ei tea, sest et näiteks tuleme nende lugude juurde ka, mis piiblis on, et näiteks Saul seal siis 1. Samueli 15
seal on niimoodi, et ta sai sõnumi või sai käsu sealt Saamuelilt, prohvetilt, et Jumala sõna, et see olid vist amalekid, vaatame kohe, loome seda. Esimese Saamueli 15. Ja Saamuel ütles Saulile, et issand on mind läkitanud vöötama sind kuningaks tema rahvale Iisraelile ja nüüd kuule issanda sõnu. Nõnda ütleb vägede issand, ma tahan kätte tasuda, mis Amalek tegi Iisraelile, astudes teelt temale vastu, kui ta tuli Egiptusest. Mine nüüd ja löö Amaleki ja kaota sootuks ära kõik, mis tal on. Ja ära anna temale armu, vaid surma nii hästi mehed kui naised, lapsed, imikud, härjad ja lambad ja kaamelid ja eeslid. Ja Saul hüüdis rahva kokku ning luges nad üle Telaimis 200 000 jalameest ja 10 000 juudameest ja kui Saul oli Amaleki linna all, siis ta pani valitsejad välja ja Saul ütles keenlastele, minge lahkuge, minge ära Amalekide hulgast, sest ma ei taha teid hävitada koos nendega, sest te tegite head kõigile Iisraeli lastele, kui nad tulid Egiptusest ja keenlased lahkusid Amalekide hulgast ja Saul lõi Amalekke Havilas kuni suure teelahkmeni, mis on Egiptuse ees. Ja ta võttis Agagi, Amaleki kuninga elusalt vangi, aga kogu rahva hävitas ta mõõga teraga sootuks. Aga Saul ja rahvas andsid armu Agagile ja parimale lammastest, kitsedest, veistest ja talledest ja kõigile, mis oli hea, ega tahtnud neid hävitada sootuks. Aga kõik, mis oli väärtusetu ja vilets, selle nad hävitasid. Ja siis tuli Saamuelile issanda sõna, ma kahetsen, et ma olen Sauli kuningast tõstnud, sest ta on taganenud minu järelt ega ei ole täitnud mu käsku. Ja siis Saamuel kohkus ja kisendas kogu öö issanda poole. Ja Saamuel tõusis vara üles hommikul kohata Sauli ja Saulile anti teada ning öeldi, et Saul tuli Karmelisse ja vaata, ta püstitas endale mälestussamma, siis ta pöördus ümber ja jätkas teekanda Gilgalisse. Ja kui Saamuel jõudis Sauli juurde, ütles Saul temale, issand õnnistagu sind, mina olen issanda käsku täitnud. Aga Saamuel küsis, mis lammaste määgimine see on, mis mu kõrvu kostab ja veiste ammumine, mida ma kuulen. Ja nii edasi, nii edasi. Et Saul arvas, et Saul tegelikult teadis, mis on Jumala tahtmine ja viis seda ellu, aga ta viis seda natukene nagu omal moel. Esiteks ta jättis selle kuninga ellu, ma ei tea, mis pärast, miks ta seda tahtis veel, mida tahtis temaga rääkida. Ja siis see rahvas jättis kõige paremad lambad ja need alles ja sellepärast see Saamuel küsis, et miks ma kuulen lammaste määgimist ja seda. Ja see oli see, mis lõpptulemus oli see, et Jumal ütles, et ma kahetsen, et ma üldse Sauli kuningaks panin. Et tegelikult siis sellel päeval ütles Jumal, et nii, kriips peale, sinuga nüüd kõik, et ma hakkan uut kuningat otsima. Ja Saul omast arust tegi Jumala tahtmist, ta tegi isegi natuke paremini. Jättis selle kuninga alles igaks juhuks, et mine tea, saab teda piinata või ma ei tea, mille jaoks. Ja siis paremad asjad, kahju oli hävitada. Kui sa läheksid ka praegu hävitada, vaatad, nagu siis kõik, näiteks kui nendel oleks Amalekid olnud ilusad autod, et viid kõik emeks, siis sa lased purustist läbi, et kahju, et tahaks nagu midagi alles jätta endale. Ja see oli niisugune möödalaskmine, et Jumal ütles läbi Saamueli, et kõik, selle mehega on kõik. Et mina vaatan endale uue, see ei kõlba. Et see on huvitav, et kui sa isegi see inimeste arusaamine sellest Jumala tahtmisest ja selle natukene nagu mingit nüanssi juurde panek ja minek, et see on ohtlik, vaata. Ütleb Jumal sinu jaoks ka sulle õstud, et kuule, kõik, sinuga kõik. Kuna sa ei teinud täpselt, nagu ma ütlesin, siis, aga küllap siis seal ei olnud niimoodi, et Saul ei teadnud seda, vaid et küllap seal oli ikkagi niimoodi, et ta teadis ka, aga ta läks nagu viltu ja pärast, kui Saamuel rääkis temaga, siis ta tunnistas ka, et niimoodi läks. Ja siis ka mõtled ka mõnikord, et see Jumala tahtmine, kas see on siis tõesti nii keeruline teha? Et seal on nagu mingi raketiteadus, et mina lihtne inimene võib-olla ei saa hakkama, panen midagi valesti ja siis on kõik tuksis. Tegelikult ei ole. Tegelikult on see lihtne ja mulle samamoodi Etimeelis kinkis paar kirja kohta ja üks on siin Miika raamatu 7. ja 8. salm.
Ma ei tea, kas seal on rohkem peatükki või ma ei teagi. Aga seal küsib niimoodi, et kas Jehova hea meel on tuhandetest jääradest, mida ohverdatakse, ja kümnetest tuhandetest õlijõgedest. Kas ma pean andma oma esmasündinu üleastumise eest, ihuvilja oma hingepattu eest? Aga tema on andnud mulle teada inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Jehova sult muud, kui sa teeksid, mis on õige, armastaksid osadust ja käiksid hoonsasti ühes Jumalaga. See on nii lihtne. Seal ei ole mingit raketiteadust tegelikult taga. Et sa teeksid, mis on õige, armastaksid osadust ja käiksid koos Jumalaga. Seal ei ole midagi kunsti selles mõttes. Et tegelikult see on lihtne. Aga tegelikult, kui ma mõtlen selle Jumala tahtmise peale, siiamaani me rääkisime nagu sellest motivatsioonist. Ja see on alati, me proovime teisi motiveerida, proovime oma seda mõtet nagu müüa ja võib-olla keegi ostab ja keegi, nagu seda öeldakse, et keegi ostab või keegi hakkab selle järgi tegema ja ütleb, et jah, see on õige, see on nii. Aga tegelikult ma ütleksin niimoodi, et seda Jumala tahtmises käia, et tegelikult sees on vaja, et sul tegelikult on vaja usku ja seal on vaja sul ilmutust. Et sa ei saa seda omast tahtest nagu teha ja see isegi vaatame siin, tahaksin lugeda sellest Paulusest, näiteks Paulus kirjutab apostlite teod, mitte Paulus, ma vaatan, kus see Paulus kirjutas sellest, et ta head tahaks teha, aga ta ei suuda seda teha. Ja, sest Rooma raamatu 7. peatükk ja 14-20 salm, sest me teame, et käsk on vaimne, aga seal Paulus võitleb käsuga, aga ikkagi räägib sellest, et mis tema suudab teha ja mida ta ei suuda teha. Sest me teame, et käsk on vaimne, aga mina olen lihalik ja müüdud pattu alla ja ma ei tunne ju ära, mida ma teen, sest ma ei tee seda, mida ma tahan, vaid mida ma vihkan, seda ma teen. Ja kui ma aga teen, mida ma ei taha, siis ma möönan, et käsk on hea, nii ei tee seda enam mitte mina, vaid patt, mis minu sees elab. Sest ma tean, et minus, see on mu lihas, ei ela head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. Sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid kurja, mida ma ei taha, seda ma teen. Ja kui ma nüüd teen seda, mida ma ei taha, siis ei tee seda enam mitte mina, vaid patt, mis minu sees elab. Nii ma leian eneses käsu, et kuigi ma tahan teha head, on mulle omane teha kurja, sest seespidis inimese poolest on mul Jumala käsust hea meel, aga oma liikmetest ma tunnen teist käsku, mis paneb vastu mu mõistuse käsule ja võtab mind vangi patu käsu alla, mis on mu liikmetes. Mind viletsat inimest, kes päästab mind sellest surmaihust. Tänu olgu Jumalale Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. See on see lahendus, see võti. Aga Paulus isegi tundis seda samamoodi, et tema kontide sees on mingi teine asi, mis isegi kui sa tahaksid, nagu me alguses lugesime, et see tahtmine on hästi tähtis, et sa tahad teha Jumala plaani, sa tahad seda head teha. Kontide sees on mingi teine käsk, mis töötab sellele vastu ja sa ei saa. Ja sellepärast sellest motivatsioonist ma väidan ei piisa. Et meil on rohkem vaja kui ainult see motivatsioon, et ma tean, et Jumala plaanis teha head, tema siis õnnistab ja seal on nagu mina sulle, kurgid sulle ja raha mulle ja umbes niimoodi, et seal on mingisugune siuke diil. Aga ma ei suuda seda teha, sest ma ei saa, sest me peame arvestama seda ka, et selles maailmas on kurjus ja seal on kõik see maailma ja see räägib kõik vastu ja seal on nagu vastuvool ka. Et see ei ole niimoodi, et hüppan jõkke ja lähebki õiges suunas kõik. Ei lähe, allapoole läheb siis, kui sa lihtsalt lased ennast viia. Isegi Paulus võitles sellega ja seda hea ja kurja võitlust me oleme enda sees kõik nagu kogenud. Tahaks, aga arasti ei õnnetu. Ja sellepärast mina arvan, et meil on vaja seda ilmutust, nagu selles apostlite raamatus 9. peatükk, see Paulus, kui ta Damaskusesse läks, siis Jumal lihtsalt ta omast arvust tegelikult ta oli juut ja vaenas neid kõike seda Jeesuse järgijaid ja kristlasi selleks, et ja neid kinni panna, sest tema arvas, et see on vale õpetus, mingi uus asi, mingi tuleb peale, mingi kahtlane värk ja see tuleb nagu likvideerida ja võitles selle vastu. Et tegelikult ta tegi omast arust Jumala tahet. Asi oli täitsa vastupidi.
Ja siis ta seal, Jeesus kohtas teda, lõi ta sinna maha ja siis Paulus sai nagu selge ilmutuse. Sest Jeesus ütles, ta küsis, et issand, kes sa oled üldse? Mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad. Et mine nüüd sinna Damaskusesse. Ja sellist ilmutust tegelikult on vaja ja see muutis ühe mehe täielikult. Ja mina ei tea, kas igal ühel on õigust sellist ilmutust saada ja kas sa tahaksid sellist ilmutust saada, et pärast olla pekstud ja mitu korda kividega surnuks visatud ja meres ööde ja päevade kaupa vedeleda, et võib-olla keegi päev ja keegi päästab sind. Et see oli nagu see, mida siis, kui Jeesus ütles kohe talle, see oli analüüs, ma tahan näidata talle, kui palju ta peab minu ees kannatama. Et iga asi tuleb nagu maksta, ega tasuta sa ei saa, aga sa näed, et see üks ilmutus muutis nagu nii kõvasti seda. Ja kas sul on olnud selliseid ilmutusi? Mõtle natukene. See ei pea olema niisugune, et mis kohe sind pimedaks lõi nagu mitmeks päevaks. Aga ma arvan, et meil on neid asju, mis nagu me oleme saanud nagu, see ei ole enam nagu ainult nagu teadmine, vaid see on nagu ilmutus. Minul need mõned ilmutused on, et ma pean kohuses alati kaasa töötama, seda ma olen näinud, rääkinud neid lugusid juba vanast ajast, kui ma selle sain, kui Meelis Eti kutsus mind endaga kaasa ja sõitsime ringi. Ja siis mul oli ilmutus, et ma pean nagu kohuses teenima ja temaga koos käima ja olema ja see oli nagu, ma nägin, et see kuidagi, kuidas see üldse töötas, et mul oli siis tehases oli siuke koht, et ma pidin vastutama, et masinad töötavad seal ja neid oli nii palju neid masinaid ja igast logud ja need kogu aeg läksid katki, sa pidid kohe sinna tagasi minema ja mehed vaatama, kes ära remondivad, et seal ei olnud niimoodi, kui katki läks, siis hakkas jooks peale, nii kui jooks ja seisu, kui uuesti panid masina käima, siis oli rahulik. Aga enne, kui masin oli katki, siis pidid jooksma. Ja läksin ära, Eti Meelisega sõitsime ilmutuma ringi terve pühapäeva Rakkesse, tegime teenistusi, käisime kodude mööda, murdsime leiba ja igast asja, kõik tulid õhtust tagasi. Tehas töötas nagu kellavärk. Ja ma nägin seda ja see on nii mitu korda, et mina sain täitsa nagu see ilmutus, et ma pean nagu koguduses alati kaasa töötama kuidagi vähemal või rohkemal möölan, et muidu see on nagu, see on kümnise maksmine samamoodi, et selle kohta ka mul on nagu ilmutus, et ma ei saa teisiti. Ja mõned veel. Aga ma arvan, et sul on ka neid selliseid ilmutusi. Aga kui sul ei ole, siis küsi Jumala käest. Ega siis Jumal ju näeb. Sa võid olla Jumala käest täitsa nagu Jumala ees aus. Ütled nagu Paulus, ta tahaks teha, aga ei saa. Ei jõua. Ja selleks, et seda Jumala tahtmist teha, sul ongi Jumala väge vaja. Sul on ilmutus, sul on usku vaja, sul on Jumalat vaja, et seda ellu viia. Üldises plaanis ja sinu elus samamoodi. Seda on sul vaja, see ei olegi nagu palja motivatsiooni pealt, see ei olegi tehtav üldse. Et sa saad aru küll, et see on nagu õige ja hea ja tubli. Aga hakkab proovima, ei saa. Ja see ongi mõeldud niimoodi, et kui sa saaksid ise kõik olla nii tubli, siis oleks Jeesust vajagi ju. Siis oleks Jumalat vajagi. Ja tänapäeval ongi inimeste elud on juba nii head, et nad ütlevad nagu see üks rikas mees seal Jeesuse võrdpildis, mille kohta Jeesus rääkis ka, et ta sai nihukese saagi ja siis see mees mõtles, et nüüd mul ei ole seda kuhugi panna, mul on ju nii viletsad aidad, et mul ei ole kuurisi ega seda, kus ma üldse selle saagi kõik panen. Ja siis ta mõtles välja, ma tõmban kõik vanad aidad maha, teen uued aidad, täidan need kõik selle viljaga ja siis on mul seda rahu ja seda õndsust ja rikkust elu lõpuni. Tore ju. Tegelikult ju investeerimisest me tahaksime täpselt niimoodi teha, tahaksime investeerida kuhugi ja siis on meil nii-öelda see pensionisammas nagu kindlustatud, eks ole. Ja ütled, väga tore. Aga Jeesus ei hinnanud seda niimoodi, et kõik oli hästi. Ütles, et sa loll mees, rumal mees. Kui sul täna sinu hing võetakse, mis see sinu viljast ja kõigest sellest kasu on? Ja ta mõtles ainult endale, ta mõtles ainult, kuidas mina nüüd saan rahulikult elada, ta mõtled nagu laiemas pildis ja ta mõtles ainult seda materiaalselt. Aga me teame, et me täna on siin kõik see, kui me oleme juba siin või kui sa vaatad seda internetis, siis sa tead juba, see on juba tükikene Jumala tahtmist sinu elus, et see on juba väga positiivne. Me teame, et see ei ole ainult materiaalne, vaid et siin on midagi rohkemat. Et see Jumal on nagu aktsept ja see, et Jumal kiidab selle heaks, see on oluline. Ja see on hästi tähtis, et me otsiksime seda Jumala tahet enda jaoks
Ja kui sul ei ole ilmutust ja kui sul ei ole usku, usk tuleb kuulutamisest ja kuulutamine tuleb Jumala sõnast. Et see on nii lihtne. Ja. Et loe piiblit, käi kirikus ja nagu tuleme tagasi selle juurde, et tema on andnud sulle teada, mis on hea. Ja mida see Jumal sinult muud nõuab, et sa teeksid, mis on õige, armastaksid osadus ja käiksid hoolsasti ühes Jumalaga. Aga selle jaoks ei piisa sellest motivatsioonist, sul on vaja usku, sul on vaja ilmutust, sul on vaja Jumala väge ja seda jõudu, pühavaimu väge, pühavaimu kaudu seda saad Jumala käest, et seda ellu viia ja seda teha. Amen. Tõuseme ja palvetame. Kallis ja taevas, me täname sind, et me saame tuua sulle austust ja tänu, sest sina oled Jeesus, meie isand ja kuningas ja sina oled andnud oma elu selleks, et meil võiks olla elu ja kõike ülirohkesti. Ja sa oled rääkinud oma sõna meile ja ilmutad oma tahet meile nii üldises plaanis, aga meile igale üksikule ka. Ja sa räägid jätkuvalt meie vastu. Ja kui me vaikseks jääme ja kui me otsime seda. Ja isa taevas, me ütleme, et me tahame teha sinu tahtmist, aita meid. Ja täida meid oma vaimuga ja oma väega, et me võiksime selles käia, Jumal, ja õpeta meid võtma sinu käest, Jeesus, seda väge ja jõudu ja tarkust, mis on tarvis selleks, et see tahe, mida sa meile oled ilmutanud, et ellu viia. Tänu sulle ja me Jumal täname sind sinu selle tahte eest. Me täname selle eest, et sa armastad meid, sa tahad, et me käsi käiks hästi, et me võiksime õnnelikud olla ja selle kaudu issand ka olla tunnistuseks teistele, Jumal. Täname sind selle eest. Aga luba, et see meie elus võiks realiseerida kõige parimal moel ja et see potentsiaal, mida sa meie sisse oled pannud, Jumal, et see võiks nagu realiseeruda ja see võiks mitte ainult meile rõõmu teha, vaid see võiks olla paljudele teistele ka õnnistuseks. Tänu Jeesus. Amen.